Ahah, ma Kas sul on ka üritan... esitlus? Ja, mul on esitlus olemas, aga nii. Nüüd on mind näha ka. Väga kena. Vaatame, kas ma saan. Nii. Nii. Kas esitlust on näha? Jaa, esitlust on näha. Väga hea. Vaheta ka korra äkki slaidi, et siis näha kõike. Nii, töötab? Jaa, kõik töötab. Väga hea. Fantastiline. Tere. Mina olen Kaarel Nõmmela ja ma räägin teile täna enda magistritööst ja sellest, kui kaugel ta on, mida ma olen teinud ja mida ma pean veel edasi tegema. Teemaks on mul 13. kuni 17. sajandi mõõgad, saablid ja sõjanoad Eestis ja juhendajateks on mul Ain Mäesalu ja Andres Tauri. Alustaksin ma siis sellest, et räägin periodiseeringust, selle töö nii-öelda uurimisperioodist ja sellest, kuidas see on nüüd natukene muutunud võrreldes eelnevaga. Nimelt alguses ma leidsin, et võiks teha töö 13. kuni 16. sajandist, kuid nüüd on 17. sajand samuti sinna juurde lisandunud. 13. sajandit kui uurimustöö alguspunkti on suhteliselt lihtne seletada. Tegemist on siis perioodiga, mil toimus Eesti pinnal murranguline muutus, ehk siis toimus muistne vabadussõda, vabadusvõitlus, mis siis muutis väga olulisel määral Eestis olevat relvamaterjali ja relvakultuuri, tuues rohkem euroopapäraseid elemente siis siia maale ning lõpetades varasemad mõõga valmistamis- ja kasutamistraditsioonid. Kuid 17. sajand, kui selle koherentse uurimisperioodi lõpp, on võib-olla natukene keerulisem, sest et teadugi poolest 13. sajandiga algab keskaeg, kuid üheks tavapäraseks lõpumomendiks seal peetakse Liivisõda, mis toimus 16. sajandil. Samas 17. sajandil toimusid jätkusõjad, mis olid siis selle poliitilise ja sõjalise toimingu sellised järelkajad ning moodustasid sellega siis või seonduvad siis Liivisõjaga väga tugevasti. Ning ka sõjalises mõttes relvade uurimise koha pealt on 17. sajandi relvade uurimine koos eelnevatega huvitav, sest see annab rohkem mõista seda, mis muutused toimusid, miks need muutused toimusid ja üldiselt annab natukene rohkem konteksti ka kõikidele eelnenud asjadele juurde. Lisaks on ju ometi 17. sajandi relvad niigi väga huvitav teema, mida uurida. Siia ma olen toonud välja siis 2 relva. Üks 13. sajandist, teadmata peanumbriga mõõk Tallinna Ajaloo Instituudis, mis võis olla Rüütli siis selline sõjamõõk potentsiaalselt ning teisel pool on üks hilisemaid relvi minu töös, 17. sajandist pärit Veneetsia päritolu Schiavona tüüpi mõõk, mis on huvitav just selle poolest, et see on üks vähestest relvadest, mida me saame geograafiliselt mingisuguse kohaga seostada, sest talle on üks Veneetsia arsenali tunnusmärk siis kaitsekorvi peale märgitud. Oluline on rääkida ka terminoloogiast ja sellest, kuidas ma olen teatud määratlusi siiamaani natuke muutnud.
et ma leian, et üks uus termin oleks mõttekas kasutusele võtta. Selleks on teramikrelvad, mis kataks siis ära kogu sellise relvakogumiku, mis sisaldab saableid, mõõku, sõjanuge ja ka pistodasid, mis siis kirjeldab neid kõiki ühtsena ning on üldiselt inspireeritud inglisekeelsest sõnast edged weapons, kuigi siis kohandatud eesti keelele ja Eestis kasutatavale teaduslikule terminoloogiale. Ning minu teadu poolest ei ole sellist terminit varem esile toodud eesti keeles. Kuid oluline on ka tuua välja vahed sellel kolmikjaotusel, mida ma enda magistritöös kasutan, ehk siis mõõgad, saablid, sõjanoad, et mis on nende erinevused. Sest et varasemalt ma võib-olla mõtestasin neid asju natukene teistmoodi. Et mõõk on termin, mis on kasutatud Euroopa teaduskirjanduses väga erineval moel. Ühel viisil kui selline üldistav katustermin, mis loeb enda alla väga paljusid erinevaid relvatüüpe, kuid ma enda magistritöös kasutan seda natukene kitsamas mõttes. Kõige parem viis seda seletada oleks ilmselt kirjeldada seda, mis eristab saablit ja sõjanuga mõõgast. Ja nimelt saabel on minu magistritöös mõtestatud lahti kui idamaise päritoluga, kuid ka slaavimaades väga laialdaselt kasutatud teramikrelv, millel on võrdlemisi kitsas ning kaarias teramik, mis on tavaliselt ühelt poolt teritatud ning märkida tuleb ka iseloomulikku käepidet ning eriti kaitserauda. Nagu siin vasemal pool oleval pildil on näha, siis see kaitseraud on selline otstest laienev, siis kaarialt keskele uuesti laiemaks minev kaitseraua kuju. Väga paljudel saablitel on sarnase kujuga kaitserauad, kuid tüpoloogiliselt ja ajalises mõõtmes see, kui ekstreemsed need proportsioonid on, võivad muutuda. Samamoodi ka siis sellega, kui kaarias on teramik või kui sirge. See pilt siin spetsiifiliselt näitab siis ühte araabia päritolu saifi, mis on ka selline araabia saablitüüp, mis on sõjamuuseumis. Ma hetkel mõtlen, et ma siiski panen ka sellised väga välismaise päritoluga relvad enda töösse, sest saableid Eestis väga palju ei ole ning see on samas ka mõõk, või tähendab, see on samas ka relv, mis kuulub uuritavasse perioodi 17. sajandisse ning oleks mõttekas seda kas või siis mainida seal. Sõjanuga erineb mõõgast samuti enda konstruktsiooni ja kuju poolest. Ma siia slaidile ei ole sõjanoa pilti pannud, aga siin on mõned sõjanoad. Varasemalt ma mõtestasin sõjanuga lahti kui spetsiifilise käepideme kujuga teramikrelva, olenemata tema pikkusest, kuid konsulteerides enda juhendaja Ain Mäesaluga leidsime siiski, et relva pikkus on väga oluline ja määrav tegur sõjanoa definitsiooni puhul ning mitmed nendest relvadest, mida ma varasemalt pidasin sõjanugadeks, neid ma nimetaks nüüd pigem mõõkadeks, mis on spetsiifilist siis Messeri või Grosse Messeri tüüpi. Sõjanoa käepidemed tavaliselt on
selliste rootsudega, nagu siin piltidel näha on, eriti siin parempoolsel pildil, on laiad siis selliste aukudega rootsud, mille külge kahele poole pannakse plaadid, mis moodustavad käepideme, millest haarata. Vasakpool oleval pildil on need 2 plaati isegi veel relval olemas, mis siis, et tugeva korrosioonikihi all. Ning sõjanoad annavad natukene terminoloogilist problemaatikat ka sellel puhul, et keeruline on tõmmata otsest piiri pikkuse mõttes, et täpselt kui pikk on sõjanuga ja mis hetkest ta muutub mõõgaks. Ning see võib-olla vajab rohkem sellist case by case uurimist. Nii. Ning siit vasakul ma olen toonud välja ühe erilist tüüpi mõõga, mis on saksa torkemõõk 16. sajandist, mis näitab lihtsalt seda, et mõõk kui termin sisaldab endas väga paljusid erineva funktsiooni ja välimusega esemeid. Hetkel on minul uurimise all 60 eset, millest väga suur osa on seotud mõõkadega, ainult 4 saablitega ja 3 sõjanugadega. Ma olen kindel, et esemeid teise 2 relvatüübiga seonduvad veel, aga see on see, kus minu uurimisseis hetkel on. Kuid peab siiski mainima, et on põhjusi, miks saableid ja sõjanuge on Eestis vähem ja miks ma olen neid leidnud vähem. Saableid Euroopas väga laialdaselt uuritaval perioodil ei kasutatud, kuna selliste slaavimaade või tähendab Venemaa regiooni ja Lääne-Euroopa sõjapidamisviisid, kaitsevarustus ja üldine sõjavarustus ja taktikad olid erinevad ning saablite kasutamine oli mõttekas ida pool ning vähem mõttekas lääne pool. Kuid siiski mõned esemed on meile siia sattunud. Sõjanugadega on teistsugune probleem. Ma arvan, et neid kasutati siin päris jõudsasti. Kuid see, kui palju neist on säilinud, kui palju neist on kadunud, võib olla mõjutatud ka sellest, et leiukogudes võivad mõned sõjanoad olla kas siis nugade või mõõkade nimede all, sest sõjanuga ei ole termin, mis on võib-olla väga laialdaselt levinud. Ning selle näiteks ma võiks öelda, et üks Eesti Rahvamuuseumis olev sõjanuga, mida ma peaksingi sõjanoaks, on märgitud sinna kui mõõk ning võib-olla teistes muuseumites ja kogudes on samamoodi juhtunud või on nad nugade nime all lihtsalt sinna pandud ning on võib-olla selles mõttes raske otsida. Siin on 2 pilti. Üks on ühest varasest saablist, mis on minu arust üks ainukene varase saabli näidis Eestis, mis on Eesti Rahvamuuseumi püsiekspositsioonil. Ma ei oska hetkel talle mingit daatumit pakkuda. Ning paremal pool on näide kas siis 1,5 käemõõgast või varasest 2 käemõõgast, mis on samuti Eesti Rahvamuuseumi püsiekspositsioonil väljas. Järgmine probleem on siis 1,5 käemõõga ja 2 käemõõga erinevus, sest et 1,5 käemõõk tähendab, et mõõka võib kasutada nii ühes kui 2 käes, kuid 2 käemõõk, nagu nimi viitab, tähendab, et relva efektiivseks kasutamiseks oli vaja kasutada 2 kätt. Ning kus see piir täpselt asub, kui pikk peab olema teramik, kui pikk peab olema käepide, et tegemist oleks 2 käemõõgaga, see on küsitav, sest et ma tean, et see näiteks näeb välja rohkem kui 1,5 käemõõk, kuid ühes Viljandi muuseumis on üks vana foto, millel kujutatakse relva, mis minu arust on praeguseks kadunud, mis on suhteliselt sarnane välimuselt sellele mõõgale, kuid väga palju pikema käepidemega. Nii et see lihtsalt näidustab, et vahe nende vahel võib olla mitte just nii selge. Mõõki on siis
rohkem kui teisi relvatüüpe, kuid see kogum on väga erinäoline ja peaaegu kõik esemed on mõnes mõttes unikaalsed, et sarnast tüüpi mõõka leida ei ole väga tõenäoline. Varasemast perioodist 13. sajandist on rohkem mõõku, mis näevad sarnased välja, mis on samast tüübist, kuid mida hilisemaks minna, seda rohkem tundub, et kõik relvad on peaaegu unikaalsed. Mõned erandid on, näiteks keskmine mõõk siin Ihaste mõõk Ajaloo Instituudis 14. sajandist. Temale on Ajaloo Instituudis ka kaksik, kuid see on erand, mis kinnitab reeglit minu arust. Ja siis ma olen toonud välja 2 relva, mis on minu arust ühed unikaalsemad. Käekorviga torkemõõk Tartu Linnamuuseumis, mis on minu arust rapiiri nime all seal, kuid ma seda rapiiriks ei nimetaks veel. Ning leegikujuline mõõk Narva muuseumis, mis on ainuke leegikujulise teramikuga relv Eestis. Selliseid relvi oli Euroopas märksa rohkem, kuid Eestis on see siis ainuke. Selliseid oli siis just nimelt selliseid rapiiri moodi torkemõõku ja leegikujulise teramikuga tehti ka näiteks 2 mõõku. Nagu ma juba ennist mainisin, saableid on vähe. 3 relva, 1 kaitseraud on esemed, mis ma olen hetkel leidnud. Ning 2 nendest relvadest on tõenäoliselt Araabia päritolu. Üks on Tallinna sõjamuuseumis, mis oli pilt, mida ma ennist näitasin, ning see on lihtsalt saabli nime all olev teramikrelv Tallinna linnamuuseumis, mis näeb välja väga sarnane selle Araabia relvaga. See Araabia relv muideks konfiskeeriti Eesti sõdurite poolt minu arust Afganistanis, nii et see on päris kindlasti kuskilt väga, väga võõrast kohast tulnud relv, mis ei ole ajalooliselt Eestiga seotud. Ning on tõenäoline, et see Tallinna linnamuuseumi relv on sama saatusega, kuid ma ei anna enda pead selles suhtes. Ning siis Tartu linnamuuseumis olev kaitseraud on selline väga tüüpiline saabli kaitseraud, mille daatumit ma ei oska ka hetkel veel öelda. Sõjanugasid on vähe, sest et ma pidin mõned esemed, mida ma pidasin sõjanugadeks, ma pean nüüd nimetama ikkagi mõõkadeks. Ning see vasakpoolne relv leiti Väiksest Emajõest detektoristide poolt koos posu teiste relvadega. Ning Euroopa kirjanduses võib leida siuksi relvi termini kord nime alt, millega on näiteks tegelenud minu arust ainult üks Tšehhi uurija, neid dateerinud ja tüpologiseerinud. Ning paremal pool on Messer tüüpi relv, mida ma hetkel ei tea, kas ma saakski nimetada sõjanoaks või pean nimetama mõõgaks, sest et see on nii tugevalt korrodeerunud, et selle relva algset pikkust on väga raske välja mõelda. Aga hetkel ma olen nimetanud ta ikkagi sõjanoaks, sest et ta on tema 2 juppi kokku pannes on piisavalt lühikesed ning ta on ka selle omapärase käepideme kujuga. 3. sõjanoa pilt on siin Eesti Rahva Muuseumi kogus olev ese, mis oli seal mõõga nime all ning sellele ma leidsin ka sarnase vaste kujutavast kunstist, küll ilma selle kauni nuputa, mis selle pildi peal on, kuid Niguliste kiriku peaaltari ühel maalil on kujutatud siis sarnast eset, mis on küll pigem mõõk, kuid seal ta on. Metodoloogia olen mõelnud selle peale, et mis on kõige mõttekam viis neid relvi uurida. Kvantitatiivset meetodit rakendada ilmselt ei ole mõttekas, sest et kõik need relvad on väga omanäolised ja
teha meetodit, mida ma olen näinud teistel uurijatel, et nad võtavad populaarse tüpoloogia aluseks, nüüd lisavad sinna kohalikke alatüüpe. Seda ei ole lihtsalt võimalik teha, sest materjal on nii erinäoline ja kohalikud tüübid ei joonistu Eesti materjalis välja. Pigem on iga relva selline individuaalne detailanalüüs mõttekam, kasutada erinevaid tüpoloogiaid, et saada võimalikult palju informatsiooni kõikide relvade kohta individuaalselt ning võrrelda kujutava kunstiga, mis siin Eestis on. Ning seda kunsti on päris jõudsasti ning minu arust see Niguliste kiriku peaaltar on üks väga hea näidis, mis siis, et ta on tegelikult valmistatud Lübeckis, kuid see on hetkel Eestis, on kaua aega Eestis olnud, nii et ma arvan, et see on väga, väga väärt allikas. Lisaks ma mõtlesin ühe väikse detaili peale, mis on lisaparameeter, mida mõõkade juures või nende teramikrelvade juures silmas pidada, on tasakaalupunkt, mida ma ei ole näinud, et teised uurijad oleksid mõõtnud, kuid ma olen intrigeeritud selle võimaluste poolt. See tähendab siis seda, et otsida mõõga pikkusel kohta, kus nii ühele kui teisele poole jääb täpselt sama palju massi, mis võib meile öelda midagi selle kohta, kuidas võitluskunsti poolest relvi on kasutatud ja võib-olla annab meile mingisugust huvitavat lisainformatsiooni. Nende relvade juures, mida ma olen saanud hetkel isiklikult uurida, ma olen seda mõõtnud, kuid tänu teatavale pandeemiale ma ei ole saanud väga paljudes muuseumites käia seda mõõtmist ja muud asja teostamas. Eestis on palju kujutavat kunsti omast ajast, mis näitab ka teramikrelvi. Eelduseks on muidugi see, et kunstnikud kujutasid seda, mis nad enda ümber nägid. Kunst aitab dateerida paremini ja täpsemalt teatud esemeid või siis annab kinnitust mingite dateeringute kohta. Ning väga tänuväärne on muidugi ka see, et kuna paljud relvad, mis meil säilinud on säilinud osaliselt ja natukene kannatada saanud, siis kunstis on võimalik näha seda, millised need relvad nägid välja omal ajal nii-öelda siis täies hiilguses, enne kui nad nii palju kannatada on saanud, enne roostet ja enne muude selliste pehmemate osade ärahävimist. Ning ma olen vaadanud ka münte ja mõõkade kujutisi müntidel. Üks asi, mida ma olen täheldanud, on see, et mingil piiril lõpetati mõõkade kujutamine müntidel nii, nagu nad tegelikkuses välja nägid. Ning mõõk muutus selliseks abstraktseks sümboliks, mis nägi välja pigem nagu lihtsalt selline keskaegne tüüpiline mõõk, nii nagu me mõõgasümbolit tänapäeval näeme. See võib midagi tähendada, võib mitte midagi tähendada, aga see on hetkel üks tähelepanek. Näiteks siin vasemal pool oleva ordumeistri mündi peal on suhteliselt detailselt näidatud väga huvitava kujuga mõõka, väga huvitava kaitserauaga, kuid siis 17. sajandil, umbes sajand hiljem, Gustav II Adolfi käes ei ole mitte tol ajal aktiivselt kasutatud olevad mingisugune mõõgatüüp, vaid selline tseremoniaalne keskaegse välimusega sirge kaitserauaga mõõk. Nii et see võib-olla näitab lihtsalt mingisugust ühiskondlikku suhtumist või mõõga sümboolset staatust kui võimu ja sõjakuse sümbolit. Tänan kuulamast, see on lühike ülevaade sellest, mis ma olen teinud ning palju on veel teha. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, et nüüd siis saab jälle küsimusi küsida.